koolijoonistusi tegi alguses ema, siis hiljem tegi vend, sest spordipoiss, tal ei olnud mingist mahti ja kui vend on nii hea käega ja ütleme, Nõmmel suur aed oli, siis tema kunagi ei teinud sellist kaevamist, rohimist, värki, tema pidi oma käsi hoidma. Kõik see värk oli minu õlul. See oli sõjaväeg, siis kui hakkas see kultuuri poole pürgimine, joonistamine ja siis luuletamine ja proosa kirjutamine. Kõikenägev silm piidleb uut ümbrust. Eesti Televisioon annab saateid uuest hoonest. Alustagem aastast 67, kus sa läksid tööle Eesti Televisiooni. Mis tööd sa seal tegid ja mida sa sellest majast mäletad? See oli Eesti Televisioonis selline režissööri abide konkurss. Ja siis ma läksin sinna ja võeti tööle veel sellisesse toredasse punti nagu Tiina Mägi noortestuudiosse. Helle Karis oli kirjandussaadetes ja siis ma tegin mõningaid töid temale ja siis tekkis seal pearežissööriga selliseid konflikte, et ma kuidagi monteerisin seda saadet kuidagi teistmoodi kui kombeks oli ja üldiselt mulle hakkas sellest televisioonist nii ära keerama, sest ta oli ikkagi nii jube ideoloogiline asutus, ausalt öeldes. Tänapäeval võib mõelda, et ta võis olla küll tore asutus, mõtle kui palju kirjandussaateid oli ja seesamane televisiooni peamees Leopold Piip oli ju luuletaja. Tõsi küll pseudonüümi all, aga ta kirjutas sellist revolutsioonilist paaptost ja ma mäletan seda räiget mingist oktoobri pidustust aegu. Televisioonis Kaarel Toom luges oma Kaarel Toomiliku häälega siis televisiooni peadirektori luulet. See oli päris võigas tekst ja võigas vaatepilt. Tase oli tal nii nagu meil on ka üks suur luuletaja. Postimehes ilmusid pidevalt tema luuletused, ajakohased. Janek Mägi. Täpselt. Lõpuks oligi niimoodi, et Tartus oli mingisugune ülekanne, mina pidin ülekandejaamaga sealt Toomemäe raamatukogust tegema seda. See oli Johnny B. sünnipäev. Läksin mina Wernerisse vaadata Miniat Estonia. Oli selline asi, et Johnny ei lasknud meid sisse. Ütles, et tehke mida tahate, mina teid sisse ei lase. Ja siis läksime Müllerisse ja... Miks Johnny sisse ei lasknud? Johnnyl oli üks kriitiline periood, oli tervislikult väga halb seisund ja tahtis mingisugust pööret tuua oma elusse. Ja see Müller on siis Mülleri sass või? Mülleri sass. Tema ikka tähistas? Tema juures tähistasime seda. Tal ajal oli väga maaliline jook, oli piiritus Cinzano vermutiga. See oli selline, millega võis seda asja tähistada küll. Kui ma 3 päevad pärast seda Müllerist Tallinna poole hakkasin liikuma, siis oli see ülekanne, ma ei tea, kuidas ära toimetatud, võib-olla üks operaatoritest istus pulti. Ja siis jõudsin Tallinnasse, läksin siis meie toimetuse peamees oli Robert Vaidla, ütlesin tema juurde, et kuule Robi, et minu koha pealt on nüüd kõik. Robi ütles, ei midagi ei ole. Ma ütlen, aga see on ju jube, kui inimene läheb Tartusse ülekannet tegema ja ilmu ülekande ajaks üldse kohale ja ilmub ei tea millal. Et sellest võiks ikka vallandada. Robi ütles, et kuule, ei, ta ei veennud mind. Ja jumal tänatud, et ei veennud. Tere õhtust, seltsimehed! Eesti Televisioon alustab oma saateid. Tol ajal, see oli just see aeg Eesti Televisioonis, kus tegutsesid telelegendid Pant ja Tiidus ja... Ja vahest segas, olen nendega koos joonud. Nii, kuidas oli nendega koos juua?
väga lõbus, väga väärikas, väga uhke. See oli selline seltskond, kus ei olnud ühtegi hetke igav. Igale lausele vaimukust kviteeriti teise vaimukusega ja palju minusugune nende seltskonnas oli. Võib-olla aasta jooksul 5-6 korda. Et selline erudiitide klubi oli see joomalaud siis või see seltskondlik suhtlemine neil? No seal on igas sellises kollektiivis mingil moel tekib selline elitaarne laud või elitaarne seltskond, kes levivad omavahel. Näiteks klubis oli ka üks selline elitaarsete inimeste laud. Kui sisse tulla vasakult kätt, viimane laud Paekivi seina pool. Kukus, jah. See oli kindel laud, seal istus Subi, Põldroos ja siis veel mõned. Aga Laht Nuhiga istus selle laua vastas tavaliselt. Ka Major Raus ja Uno Laht, nemad istusid ikkagi see elitaarse laua üle tee. Igatahes, kui lahkusid televisioonist, oli käes 70. algus. Kas sa sisenesid esmalt kunstiellu või kirjandusellu? Tegelikult kunstielus olin ma sees ikkagi väga ammu, sellepärast, et mu vend pürgis kunstiinstituuti. Mina olin selline spordipoiss tol ajal ja lootsin liidu noortekoondisesse saada ja tegin vehklemist. Mis ma mäletan, see oli keskkooli 11. klassis, nii lõpu eel. Ja siis venna sünnipäeval oli terve see noorte kunstnike seltskond meile kogunenud. Siis ma kuulasin nende jutte ja ma vaatasin neid. Ja siis ma ise teadsin, et järgmisel päeval on Eesti vanade meistrivõistlused, et ma pean vormis olema, et ma pean magama minema. Öö läbi ma ei maganud. Kuulsin, kuidas nad seal kuskil seina taga jagelesid ja naersid ja minu meelest nad olid mingisugune seltskond, kuhu ma oleks ilmtingimata tahtnud kuuluda. Ja siis oligi niimoodi, et need meistrivõistlused jäidki minu viimaseks võistluseks siin Eestis. Mis aastast me umbes praegu räägime? See oli 62 vist. Ma mäletan, see oli esimesel kursusel, ma olin selline Tartu Ülikooli kohvikus istuja. Meil oli selline suur seltskond. Ma mäletan veel ühte sellist hetke. Mati Unt, kõik teadsid, kes on Mati Unt. Ja oli Filli õppis, me oleme 1 aasta poisid. Ja siis ülikooli kohvikus oli niimoodi, et üks härra nagu Matile andis patsaka. See oli hüvasti kollane kass, käsikiri. Või oli vastupidi, kes ma vaatasin seda käsikirja, see oli võib-olla Vello Saage, oli see härra. Siis ma kuulsin, istusin kõrval lauas ja mingisugune romaan ja käsikiri, sellised maagilised sõnad ja missugune selline mõnus, lahe naeratus oli Undi. Hiljem me teame, et oli kogu aeg selline sünge nägu, aga noorusliku Undi näos oli näha mingisugust erilist kiirgust. Aga esimesed katsetused, esimene täisvärvitud lõuend, esimene täistrükitud paberileht? No see hakkas kõik sõjaväes pihta. Tegelikult õige, see hakkas midagi enne sõjaväge vist pihta, kus ma vist võtsin osa edasi jutuvõistlusest, kui ma ei eksi. Peab neid arhiive vaatama võib-olla. Aga sõjaväes jah, siis hakkas väga tõsine töö. Ja muidugi Tõnis Vintse, minu vend, tema pidevalt haris mind. Need olid sellised kirjad, niivõrd sisukad, kuidas ta kirjeldas Pärdi Taabula Raasa esiettekannet. Ja juba see kirjeldus oli niivõrd võimas, et ja kujutad ette kõik see, kuidas see hiirvaikne saal oli ja äkki mingi saali heli tuli väga pikka aja jooksul. Ja kuidas tekkis selle saali heli mingisugune täiesti omamoodi topelt kodeeritud efekt.
sõjaväes Tõnis saatis pidevalt raamatuid, tellis mulle sellist Tšehhi ajakirja Vitvarne Praatse. No teksti ma ei näinud, aga ma nägin neid reproduktsioone, mis seal oli. Ja see annab kunstnikule täieliku informatsiooni, mis ikkagi toimub. Ja tol ajal oligi niimoodi, et meie kõige suuremaks informatsiooni andjaks oli Tšehhi ja Poola kunstiajakirjad. Ja see oli see meie informatsioon, isegi siis oli veel üks kirjandusajakiri, Tšehhi kirjandusajakiri, aga miks ka mitte, sest seal oli nii palju leteristlikku luulet, mida nagu ei olnud tarvis tõlkidagi ja siis seal olid resümeed olid taga veel venekeelsed. Niimoodi, et isegi siin ühes Heesis ma olen ühe venekeelse resümee või isegi see oli artikli tõlge, mille ma kenasti nagu prantsuse keelest olin tõlkinud, seal vist ei ole isegi märgitud, see oli selline kunstiteoreetiline lugu. Elagu Nõukogude Liidu rahvaste sõprus! Hurraa! See oli vist 63. aastal oli ülikooli kohvikus täiesti hämmastav näitus. See oli Kormašov, Enn Põldroos ja siis Jüri Palm. Meie suhtes natukene vanema generatsiooni maalikunstnikud olid äkki esitanud sellised ebaharilikud tööd. Mina arvan, et see oli Põldroosi, aga ma võin väga ekta, vist oli ikka Jüri Palm, kellel oli üks rohelise näoga naine. Ja see oli täiesti šokeeriv pilt ja siis mul ei jäänud muud midagi üle. Mul oli selline kohutavalt suurt kunstiteoreetiline haridus tänu vennale. Ja siis ma olin siis ülikooli kohvikus selline uue kunsti eestkõneleja. Ja kõik ütlesid, see on ikka täiesti jama, mis nad teevad. Ja siis ma seletasin, miks nad niimoodi teevad. Ja tervet seda lugu praegu oleks kohutavalt huvitav seda kuulata. Tegelikult minu ringkond oligi kunstnikud. Tol ajal, kui ma ei õppinud ega töötanud kuskil ja olin see samane Tarmo Jett, nii nagu tol ajal öeldi, Protski oli ka, läks selle paragrahvi alla sõnaga muidusööja, Tarmo Jett. Tööpõlgur. Ei, see oli Tarmo Jett, see tähendas muidusööja. Siis juhtus niimoodi, et kunstnikel oli võimalus käia Ermitaaži raamatukogus. Ja siis kord Tõnis võttis mind ka kaasa, et mis sa siin muidu vaatad kodus aknast välja ja loed, et tule vaata, mis maailmas tehakse. Ja siis me sõitsime Leningradi ja siis Tõnissel oli seal veel üks kursusõde Mare Vint ja teine kursusõde oli Ailis Arv, kes olid seal kaasas ja siis ööbisime tol ajal Vene underground kunsti korüfee juures, Jevgeni Ruhini juures. Kuidagi seal öö läbi rääkisime Ailis Arvega juttu ja läks veidi aega edasi ja siis Ailis Arvest Aili Vint. Kui me Ailiga abielusime, siis hakkasime elama Kunderi Jakobsoni nurgal ühe maja keldris. See oli päris kartulikelder, see ei olnud, see oli selline ühetoaline kööktuba. Selliseid ruume oli võimalik majavalitsuste käest nagu üürida väga odava hinna eest ja seal me siis veetsime vist 6 aastat. Ja minul oli väga hea seal oma tööd teha, televisioonimaja umbes nii 150 meetri kaugusel, nii kui oli selline võimalus mitte midagi teha seal majas, siis ma jooksin ja maalisin või kirjutasin. Aga minul sai selline tore harjumus oli niimoodi, kui Tiina Mägi ütles, et kuule, mul on suurepärane idee, teeks niimoodi. Siis ma ajasin kohe kõrvad kikki, see tähendab, et ma pean seda asja tegema. Kuri vain 3-4 päeva muudkui jookse selle teletöö pärast. Ja siis ma hakkasin Tiinale rääkima, mis pärast ei ole võimalik seda asja teha. Ja kõige hullem see
see samana jäi mul külge, nii et 20 aastat hiljem ka Aili ütleb, kuule, see on ikkagi see samane televisioonikool. Mul tuleb suurepärane idee, aga sina räägid, sellepärast ei ole võimalik seda teha, sellepärast ei ole võimalik ja nii edasi. Kas see oli siis eesti keeles öeldes lihtsalt laiskus? Ei, ma tahtsin lihtsalt, ma olen üldiselt väga virk inimene ikkagi, ütleme tipptasemel kirjutada ja maalida terve eluaeg, see võtab ikkagi kohutavalt palju aega. Eriti see laad, milles ma kunstnikuna töötan. Seda öeldakse, et maalid iga rohukõrs eraldi, tegelikult iga kõrs ei lähe eraldi, aga mulje jääb selline. Aga jah, see asi võtab kõik aega ja see ei olnud laiskus, see oli sellepärast, et ma tahtsin midagi muud teha. Ma nüüd nihkuksin sinna 70. algusesse ja võtaksin selle ajast võib-olla niimoodi ühe lausega kokku, et siis juba olid sa kirjanduselu keskmes ja olid ka kunstielu keskmes Tallinnas. Keskmes olla. Kirjanduselu oli tol ajal, ma arvan, et on praegu ka, et üks tiib on etableerunud kirjanikud, need, kes kuuluvad liitu, need, kes annavad raamatuid välja. Ja teine tiib on need noored, kes tahavad raamatuid välja anda ja tahavad kirjanike liitu kunagi saada. Ja nende vahel puudus selline sild või nad olid täiesti omaette. Kuigi meie noorte autorite koondis käis koos kirjanike liidu majas, seal meie siis hakkasime oma undergroundi tegema. Tegelikult underground oli juba enne mind, see tähendab need poolpõrandaalused ajakirjad Heesid. Me Jaaguga hakkasime, Jaak Jörüdiga põhiliselt, kuigi meie toimetus oli seal veel Katrin Tulviste ja Ime Viidalepp ja Ann Piik. See oli nüüd Heesi toimetus. Aga siis meie nagu Jaaguga püüdsime neid kahte järgmist numbrit nagu koos kokku panna. Võib öelda, et me olime nagu need ideoloogilised tegijad seal. Heesil, jah. Ühesõnaga, jutt on Tallinna nakist. See on Tallinna nakk. Eks see Tartus oli mingi Tartu nakk? Tartus oli Tartu nakk ja Tartus oli Tartu marm. Nii et esimene Heesi number tuli, siis tuli Tartus esimene marmi number, siis tuli 3 mehed laulud neil ja siis tuli meil number 2 ja number 3 ja siis minu luulekogu. Aga paari sõna võiks rääkida Tallinna naki tegevusest. Kes seal veel olid ja mis aastal sina sinna sisenesid ja mis selle koht kirjandusmaastikul oli? Tallinna nakk oli selline pigem sõpruskond. Kõik luuletasid, välja arvatud Mari Saate. Hiljem oli Ott Arder. Enn Karu oli väga põnev humorist, aga nüüd on ta jäljetult silmapiirilt kadunud aastaid. 10 aastaid. Me käisime Enn Karuga kunagi sellist toredat asja tegemas nagu huvitavaid inimesi mängimas noorte suvepäevadele. See oli Komsomoli keskkomitee lähetusel. See oli naljakamaid asju üldse elus. Meie Ennuga läksime sellist ühest suvelaagrist teise suvelaagrisse. Meid mingi autoga veeti, igas suvelaagris kõigepealt Komsomoli tegelased võtsid meid vastu. Nendega jõime, siis õhtul tegid Komsomoli tegelased sauna, nendega jõime. Siis kui ühest kohast teise sõitsime, siis anti meile paar pudelit viina kindlasti kaasa, ühest kohas anti terve kasti täis. Ja niimoodi me siis nädalapäevad või rohkem me mööda Eestit siis esinesime. Ma mäletan, see oli Võrtsjärve kaldal, ilus päike paistis, kuuse all võtsime me Ennuga viina, sest kogu aeg oli selline haige olek ja pidi ennast kuidagi nii esinemissonsistentsi viima. Ja siis korraga kuuleme, et keegi laulab, kõndis kaldal Katjakene kaunis. Väga kenasti laulab ja mina ütlen, et kuule, Enn, see on Metavannas. Korralik, isegi partei Tegelinski ei hakka sellist pulli tegema. Ma ütlen, kuule, see on Metavannas. Siis põõsaste vahelt hiilisime vaatama ja oligi
see on mingisugune üles rivistatud kõik need noorte suvepäevalised ja keskel Meeta Vannas, see on üks mingisugune parteitegelane, mingisugune suur kommunist. Ja laulabki teine, nii teine, kõndis kaldal Katjakene kallis, ma võitsin jälle pudel konjakit Ennu käest. Kui mitte just viruvalget asendama, siis uued tervisejoogi saame vast ikkagi. Ütleme 60-ndate kohta öeldakse, et kuldsed 60-ndad, aga 70-ndate kohta öeldakse, et sitased 70-ndad. Et kas sellist stagnatsiooni ja sellist, ütleme, kirjanduslikus plaanis kassetipõlvkonna järgset pohmelust siis esines nii tugeval määral? Ma mäletan juba hästi seda päeva. Meil oli siin enam-vähem, nagu sa nägid, oli vist järgmise heisi materjale siin üks patakas. Ja siis sel päeval kutsuti meid Jaaguga Peekmani juurde. Peekman oli tol ajal Kirjanike Liidu peamees ja Peekman rääkis et vaat, et nüüd meil on sellised toredad asjad, tuleb nooruse raamatukogu ja te saate nooruse raamatukogus ennast avaldama hakata ja Paul Eerik kirjutas mingisuguse retsensiooni nooruses, et on tulnud meil täiesti uus, täiesti hämmastav põlvkond noori autoreid, kes ei pürgigi, et ennast avaldada loomingus või nooruses ja nad teevad midagi täiesti, mida nad ise tahavad. Ja aga muidugi, eks see oli tema mulje, sest me kõik tahtsime ikkagi kirjandusse pääseda, ennast avaldada ja Peekman rääkis iga maad ja ilmad, igasugust vahvaid asju, kõik kokku, mis pidi tulema ja nii edasi ja siis ta otseselt ei öelnud vist, kuulge lõpetage need ajakirjade tegemine, et Keskkomitees on need peamehed hirmus närvis, et selline asi ikka ei kõlba mitte kuskile ja et näed, et Tartus on hakanud igasuguseid uusi asju tulema välja ja et see hakkab nagu mingi haigus levima. Ja ta leviski ja tuligi neid igasuguseid uusi toimetusi, kes andsid uusi asju välja ja Peekman oli kohutav diplomaat. Ja ta ütles väga viisakalt, tegi meile selgeks, et lõpetage ära. Ja siis läksime Peekmani juurest välja korraga, plärts, läheb uks lahti ja tolle oli Rudolf Rimmel oli kirjanduslik konsultant. Ja Rimmel ukse peal, poisid, tulge, räägime. Ja tema jutt oli väga täpne. Te olete noored, te olete andekad ja kirjutage seda, mida peab kirjutama. Kas te siis teil mõistusega poisid peate aru saama, mida peab kirjutama? Ja mõelge, missugune tulevik teil on. Teil on raamatud, käite seal Tubultis või seal käite seal Jaltas, käite kirjanike majades ja et Koktebellis on eriti head majad seal kohe tead nii. Saate mingisuguseid rääkis, mis tegelikult tuleb, kui inimene hakkab korralikult kirjanikuga. Kas ta rääkis siiralt seda? Ta rääkis oma poisilikult. Mis ta meist oli mõned aastad vanem tegelikult. Aga tema oli etableerunud kirjanik. Ja mis siis teie selle jutu peale kossite? Muigasime, läksime välja. Aga miski poolest järgmist numbrit me välja ei andnud. Sest siis vist tulid, lubati meil osa võtta kirjanike kongressist nagu vaatlejad. Ühesõnaga, mingil moel hakati meid suure kirjanduse poole tõukama. Siis ilmus selline valimik ilmus juba nooruses ja siis Looming võttis mingi jutu mul vastu. Kas sul Juhan Smuuliga on kokkupuudet olnud? Ma räägin, et see oli 2 eri kasti. Need olid see kirjanikud ja meie olime need, kes vaatasid kirjanike poole alt üles ja nad olid meie jaoks nii kaugel. Ma mäletan ühte lugu, olime Jaaguga, see oli ilmselt Solnokis, sest tol ajal Solnokis käidi tihti ja jõimeks seal kohvi, veini või midagi me tegime. Me veetsime õhtut, rääkisime tõsiseid asju ja korraga tuiskavad sinna sisse Juhan Smuul ja Remmelgas. Ja neil on kaasas mingisugused meievanused tüdrukud. Lõõkerdavad, naeravad tüdrukud, muud kui musitavad neid, neil ripuvad kaelad.
ja meil Jaaguga oli selline jube tunne, et need vanamehed, need kuradi muda vanamehed on meid nagu paljaks röövinud, issand, kellega nad on. No jah, ja siis ma üks päev vaatasin, kui vanad need vanamehed olid. Need olid 46-sed. Smuul oli 46-ne sel aastal. Mis vanamehed need on? Ja meie oleme siis väga noored. See on siis 68 aasta. Jah. Oleme nüüd juba maininud jutu sees ka Ott Arderit. Otiga me saime nagu sõpradeks, mitte kirjanduse kaudu, vaid Ott töötas Aili venna juures Kiirovi kolhoosi päästeparvede parandamise jaamas. Oli see väga mõnus kollektiiv seal, kes tegeles väga huvitavate pidudega. Sealt me saime tuttavaks ja siis nagu muuseas tema ju teadis seda tervet Tallinna kirjandusringkondasid ja oli väga muusikute ja kirjanikega ja ta oli fantastiline suhtleja. Ja ma mäletan, kuidas me musitseerisime hommikuni. Mina ei oska klaverit mängida. Ott oskab, aga me mängisime 4 käel klaverit hommikuni. Võrratud helindid olid. Mihkel muidu meenutanud, kuidas Ott käis lühikestes püksis mööda Tallinna linna ja äratas sellega tähelepanu. Et ta oli selline silmatorkav boheemlane vist. Saarikoski ja Eino Lein. Ma arvan, et need olid Oti suured eeskujud. See elu põletamine oli meil kõigil tol ajal veres. Lihtsalt veres. Laapin on näiteks öelnud, et me kõik boheemitsesime ja alles siis, kui tuli Eesti Vabariik, siis mina võtsin endale naise, tegin temaga lapsed. Siis ma tean, et minu lastel on võimalik elada vabas Eestis. Nii ütles Laapin. Nii ütles Laapin.